No nii, nagu juba väikseks tavaks on saanud, et kui on volikogu, siis võtame mõne sõnaga kokku volikogus toimuvat ja räägime siis tänasest 17. detsembri volikogu istungit, mis oli kirglik, nii nagu viimasel ajal need volikogu istungid on olnud. Aga olid ka sellised punktid, mida tuli otsustada ja mis arvata võis, et ka kirglikuks lähevad. Et võib-olla pikemad ja tähtsamad nendest siis ühe kooli sulgemine. Eelnõu pealkiri küll oli, et ümber organiseerimine või reorganiseerimine, aga tegelikult inimesed, kes on astunud ühte kooli, lõpetavad teise kooli. Ma arvan, võib-olla Andres mõne sõnaga räägib sellest eelnõust ja siis otsustas linn ka välja astuda Pärnu omavalitsuste liidust, mis on ka täitsa pretsedenditu otsust. Ja, et volikogu jäi kestma, 7 tundi on pea täis, esimesed 5 punkti vist said menetletud ja terve rodu punkte veel töös. Aga tõepoolest võib-olla 2 olulisemat, millele hetkel keskenduda on siis punkt 1 täiskasvanute gümnaasiumi töö ümber reorganiseerimine ja punkt 2 Pärnumaa omavalitsusliidust kui maakonna ühisorganisatsioonist väljaastumine. Pärnu linn otsustas sealt lahkuda. Mis puudutab täiskasvanute gümnaasiumit, siis tegelikult väga selgelt tuli ka volikogus ju esile see, et justkui on tehtud palju tööd, on peetud palju koosolekuid, aga kui küsiti saalis olevate volinike käest, et kui paljud neist on üldse käinud 2 erinevas koolis, ehk täiskasvanute gümnaasiumis ja teistpidi siis kutsehariduskeskuses kohal ja vaadanud ja uurinud, siis tegelikult neid käsi saalist üle 3 vist ei tõusnud. No, see tegelikult on väga kõnekas, aga see on ka üsna iseloomulik tegelikult tänasele koalitsioonile, kus ei huvituta sisust, vaid on mingisugune Marshalli kepik põues, mille taga on kellegi isiklik ego ja need nimed teadjamad saavad sinna taha kirjutada, aga kahjuks nii läks. Ma arvan, et tegelikult muutusi haridusvõrgus on vaja teha. Aga veel kord, seda tuleb teha kaalutletult läbi rääkides osapooltega. Kui me isegi küsisime lisaaega veel, et teeme siis nii-öelda esimese lugemisena, siis seal jälle taaskord tehti seda, mida demokraatlikus ühiskonnas tegema ei peaks. Ja mis puudutab omavalitsusliitu, siis minu mõelest on see nagu naeruväärne põhjendada seda nii, et maakonna koostöö läheb paremaks, kui Pärnu linn ei ole Pärnu omavalitsusliidus nagu laua taga, et siis on lihtsam omavalitsusele kokku leppida, viidates sellele, et meil on olemas veel rakendusorganisatsioon, kus üle poole rahast on riigi raha ja seal on 3 nii-öelda otsustajat linnast ja 3 maakonnast, seal ei ole isegi kõikide omavalitsuste esindajaid taga ja siis põhjendatakse, et siis on lihtsam otsuseid teha. Aga see on selle koalitsiooni reaalsus ja kahjuks teeb ühtepidi kurvaks, aga see rumalus paneb ka natuke muigama. Aitäh ja võib-olla mina siis paari punktina, et aasta lõpus on tavaks vähemalt esimesel lugemisel juba arutada järgmise aasta eelarvet ja tegelikult oleks õigem, et kui sisenetakse uude aastasse, on eelmise aasta või tuleva aasta eelarve vastu võetud. Paraku oli see nüüd esimesel lugemisel ja kavatsetakse tõenäoliselt vastu võtta siis järgmisel ehk juba jaanuarikuus. Aga ma räägiks mõne sõna selle eelarve sellisest üldisest filosoofiast, mis väga hästi peegeldab seda, mis selles volikogu saalis nii täna kui ka siis mõned varasemad istungid on toimunud. Koalitsioon on moodustatud häälte enamusega, 1 hääle enamusega. Koalitsioon on olnud väga tubli, nad on alati need 20 häält saali saanud, aga see töömeetod, kuidas siis oma otsuseid läbi surutakse ja põhjendatakse, on läinud minu arust järjest ebademokraatlikumaks ja inetumaks. Et seesama konkreetne punkt, millele ka Andres viitas, kus ta tegi ettepaneku toetudes täiesti konkreetsele linnavolikogu töökorra punktile, kus ta tegi ettepaneku üks volikogu eelnõu lugeda esimeseks lugemiseks ja arutada järgmisel istungil edasi, siis seal volikogu esimees võttis kiire tõlgenduse, et me kõigepealt hääletame ära selle punkti või selle eelnõu ja siis hääletame, kas panna teda teisele lugemisele, mis tähendab, et teisel kordsel hääletusel puudub igasugune mõte, sest see eelnõu on juba vastu võetud ja see väga ilmekalt näitab kogu seda suhtumist, kui meil on otsused tehtud
ja tehtud kuskil hoopis kaugemal, siis see volikogu saal on selleks, et sinna need kummitemplid peale lüüa ja räägite te opositsioon, mis te räägite, see mitte midagi ei mõjuta. Ja selline arrogants nagu järjest suureneb ja see on ääretult kurb demokraatlikus juhtimissüsteemis. Ja see oli ka praegu, ma ütleksin selline suund sellele eelarvele, mis esitati. Mina esitasin küsimuse ja konkreetne näide oli tulude real olevast tänava sulgemismaksude kavandatavast summast, mis oli natuke üle 33 000. See oli juba 3 aastat täpselt ühesugune number 10 euro täpsusega. Ma sain aru, et detsembri alguseks oli sellest laekunud 1,6% ehk 500 eurot 33 000. Järgmiseks aastaks kavandati sama summa ja ega ei osatud komisjonides vastata, miks see alalaekumine on. Ja mulle jääb mulje, et täpselt sellise suhtumisega kavandatakse kõik ülejäänud ridu, et eelarve on üks dokument, mis tuleb vastu võtta. Tegelikult me juhime linna nende emotsioonide najal, mis meil pähe tuleb. Ja kui on vaja, siis kulutame rohkem, kui on vaja, siis võtame laenu ja järgmine aasta kavatsetakse siis 11 miljoni jagu kulutada rohkem, kui linn teenib ja rahasid laekub. Nii et tuleb öelda, et detsember hakkab lõpule jõudma ja aasta sellega kaasnevalt, aga tõenäoliselt see poliitilised kired Pärnu kohalikus omavalitsuses pigem nagu kerivad peale ja eks järgmine aasta, mis on valimiste aasta, tõenäoliselt siis muutuvad need istungid veel pikemaks, et ma arvan, et kella 9 võib-olla täna ei lõpe veel see volikogu istung, jookseme sinna kiiresti tagasi, aga kahjuks nii see pilt oli. Jah, ja Pärnu rahvas, et ega siis inimese elu on lühike, Pärnu lugu on pikk ja see poliitiline olukord kunagi kirjutatakse ajalooraamatusse, aga teile soovime mõlemad Peetriga ilusat jõuluaega. Meil täna jõuluvana juba käis. Loodame, et jõuab teile ka ja olge oma perega ja mis peamine, jääge terveks. Häid jõule!